Tšau, mina olen Andreas ja täna anname suitsukonidele uue elu. Jaa, see on tõesti nii, et see purgitäis konisid on tegelikult väga mürgine, sest ainuüksi üks koni võib mürgitada ära umbes 1000 liitrit vett, kuupmeetri jagu mulda. Aga laguneb esmalt ikkagi mikroplastiks, mis siis lõpuks jõuab meie ökosüsteemi, meie söögilauale ja sellepärast anname siis meie konile uue väärtuse ja muudame selle uueks plastmaterjaliks, mis on siis komposteeruv ja keskkonnasõbralik. Ja näiteks ka siin see tops või siis see kamm on tehtud nüüd meie filareti materjalist. Et see on siis tegelikult suitsukonidest prinditud. Nii, Andreas, kuna sa oled sõrmuse kandja, siis vaatasin, et mõnda sõrme sul veel sõrmus sobiks ja oleme valinud välja sulle siis 3 sellist lihtsamat disaini, mille hulgast sa võiksid siis välja valida ühe, mille me sulle prindime. Mulle väga meeldib see soonega sõrmus. See jah. No aga teeme ära. Nii, siin ongi nüüd sinu välja valitud mudel ja oleme andnud konidele uue elu selle rõnga näol. Väga lahe. Mitu koni kulus selle tegemiseks? See on nüüd üsna väike, et siin on tegelikult ilmselt alla poole paki jagu konisid. Ma kusjuures ise kunagi maailmakoristuspäeval käisin ka gümnaasiumiga siis pargis suitsukonisid korjamas ja päeva lõpuks olidki kõigil väiksed kilekotid suitsukonisid täis, et ma olen nii vaimustuses, et midagi nii ägedat annab teha nendega lõpuks. Tõesti, me saame läbi innovatsiooni siis teha maailma puhtamaks.